Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Tere tulemast kuulama vestlussaadet Vaba sõna. Stuudios on Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets. Täna tuletame meelde 2016. aastal Prantsusmaal toimunud terrorirünnakus hukkunud Eesti inimesi. Räägime sellest, kuidas Eesti vanglast vabastatud telefonipetturite juhtum on viinud juba pommiplahvatuste ja mõrvadeni ning sellest, kuidas Rail Baltic mõlemat jalga lonkab. Aga Evelin, täna meenutame traagilist sündmust 14. juulil 2016, siis Prantsusmaa rahvuspüha ajal, Bastille päeva ajal juhtus ju nii, et Nitsas, kus oli suur paraad, rahvast oli tänavad tihedalt täis, kihutas üks islamist suure 19-tonnise veoautoga lihtsalt rahva sekka. 2 kilomeetrit sõitis ja veel keeras oma autot vasakule panemale, et tappa võimalikult palju inimesi. Üle 80 hukkunu, üle 400 vigastatu. Mitte kõige suurem, aga suuruselt teine terroriakt Prantsusmaal ja me tahame selle just eraldi välja tuua, sest need olid esimesed eestlastest terroriohvrid, kes sellel päeval hukkusid. Ja, et ütleme nii, et kogu maailmas toimuv ju mõjutab meid ühel või teisel kombel ja islami terrorism on ju saanud igapäevaseks murekohaks ja tuletan ka meelde, mida ütles kaitsepolitsei aastaraamat. Aastaraamat rõhutas, et islamistlik terrorism on Euroopas jätkuvalt peamine terrorioht ja kuigi ütleme nii, et peale 2016. ei ole ju Eesti kodanikud otseselt selliselt nagu viga saanud või surma saanud, vähemalt teadaolevalt ei ole saanud, jätab see ikkagi väga suure jälje ja kui vaadata ka milliseid rünnakuid teevad islami terroristid, et puhtalt tänava peal tapetakse, pekstakse inimene surnuks. Need on värsked uudised. Üks politseinik oli puhkusel Taanis ja vaatas jalgpalli ja mingisugused immigrandid lihtsalt peksita surnuks oma pere silmade all. Ja väga hästi on tegelikult öelnud ka üks ema, kelle poeg hukkus selles 2016. aasta Richard Kruusbergi ema terrorirünnakus, ta ütles, et see ei ole enam elu, vaid see on ellujäämine. Et tegelikult ka, kui me mõtleme neid linnaosasid Rootsis, kuhu ei lähe enam ei politsei ega ei lähe ka enam kiirabi, siis see ei ole ju enam elu. See on ellu jäämine nendes tingimustes. Vegeteerimine ja olukord läheb aina hullemaks ja ega need, kes ohtu sisse toovad, ei ole väsinud. Nende käed ei ole mitte väsinud. Kahjuks ka Eestis jätkub see protsess ja me peame sellest rääkima, kui meie kaasmaalased on terroris hukkunud ja see ohustab veel kogu Euroopat. Kuidagi on see ära unustatud, et kas mõni riigijuht on oma kõnes maininud seda, et ka meil on terroriohvreid. Peale EKRE esindajad, mitte keegi pärast, kohe pärast üritust, seda õnnetust nad kindlasti rääkisid seda, aga pärast seda on kõrvu lukustav vaikus, ainult massiimmigratsiooni mahitamine. Sa ei tohi ju sellest rääkida, see on ju vihakõne. Ma tean, et inimesed, kellel on ajud pestud, need ju leiavad, et oi, et toome rohkem erinevatest kultuuridest inimesi Eestisse, õpetame neid eesti keelt rääkima ja mida kirjum punti on, seda vähem on seda rahvuslikkust ja seda ekret ja seda rukkililli puru ja isegi neid pasklaid ja kannelt on vähem. Nad vihkavad lihtsalt patrioote, nad vihkavad meie rahvusriiki, see on välja öeldud
öeldud, kas või Kristina Kallas, ta vihkab rahvusriiki, kus ta on öelnud, et teile rahvusriiki mõistet ei tohiks põhiseaduses olla, vaid jäägu teile pastlad ja kannel. Ossinovski, sotside endine pealik, on öelnud, et rahvusriik on ebainimlik düstoopia. See meie turvakodu, see on ainuke eestlaste turvakodu, see on nende jaoks ebainimlik düstoopia. Ja kogu see poliitika, ma vaatangi, kogu selle valitsuse poliitika tegelikult ju täidab seda eesmärki, et lammutada rahvusriiki. Ka see eestikeelne õpe käib nii tagurpidi, et pigem kannatavad eesti lapsed, kannatavad õpetajad, et eestikeelne kool on muudetud ka selliseks segapudruks, kus tegelikult räägitakse nüüd vene keelt. Räägitakse täiesti legaalselt, vahetunnis vene keelt, sest iga üks tohib ju oma emakeeles rääkida. Aga kui see hakkab domineerima, siis ei ole ju enam see eesti kool, mis ta vanasti oli, kus me saime ikkagi vähemalt maapiirkondades nagu Eesti keskkonnas õppida. Aga ma lähen korra tagasi selle sama katastroofi juurde, et hukkus mitu inimest. Selle kohutava allaajamise käigus hukkus ka Tatjana Lepp, kes oli Narvast pärit, Richard Kruusberg, 21-aastane IT-tudeng, noor talent ja mitu inimest sai vigastada. Ja 4 inimest sai vigastada ja me tegelikult, Eesti kodanikku pean silmas, aga ega me ei tea, kui rängad need vigastused olid, kas nad saavad täisväärtuslikult elada, et kogu selle absurdsuse nagu põhjus on mingi hullumeelne islami terrorist, kellel lihtsalt heast peast hakkas või tekkis tahtmine tappa. Ja kuule, uudis on selline, et 2022. aastal, see on siis juba 8 aastat pärast, 6 aastat pärast seda terrorirünnakut, algas Prantsusmaal protsess nende üle, kui kaua võttis aega, eks ole. Kui nad, kõigepealt siis see tuneeslane Mohamed Lahoyei, kelle politsei maha lasi, aga Pariisis astus 2022 kohtu ette 7 meest ja 1 naine, kes toetasid tapjat ja toetasid logistika ja relvadega. Kui palju see kõik aega on võtnud, see tähendab, et kui saamatu on tegelikult see julgeoleku tagamine. Muide, need tuvid Raekoja platsi ümbruses ja vanalinnas toredad betoontuvid on pandud sellepärast, et jõuluturgudel toimusid tapatalgud. Strasbourgis, mitmel pool Saksamaal toimusid tapatalgud. No ma mõtlen selle peale, et kui palju neid siis avalikult kajastataksegi, et politsei on ju nii ära hirmutatud, et ta ei julge enam sekkudagi. Toome värskema uudise Hollandist, kus siis toimus jalgpallimatš Amsterdami ja Haagi tänavatel, toimus siis pärast seda nende jalgpallihuligaanide märatsemine, et Maroko päritolu noored mehed tulid tänavale, loopisid inimesi ilutulestikuga, sõitsid hoolimatult autodega ja politsei vaatas kõrvalt. Ma tunnustan Geert Wildersit, kes ütles, et politsei enam ei julge ka sekkuda, las märatsevad, sest nad kardavad, et appi, kui me sekkume, äkki läheb olukord hullem. Täpselt nii ongi, kui nüüd tapeti üks Poola päritolu Inglise kodanik Inglismaal, siis ta ju video peal ka karjub appi. Mäletate, kui oli see tohutu Aafrika päritolu ameeriklaste mäss USA-s, kus põletati terveid eeslinnasid, kauplusi, kõike, möll käis kohutavalt pikka aega. See kõik toimus sellepärast, et üks narkokurjategija, kes oli oma rasedat naist püstoliga ähvardanud, sai üledoosi ajal suri, eks ole, kui politsei teda kinni pidas. Aga nüüd oli üks valge noormees Inglismaal, kes kõigi silme all karjus appi, et ma lämbun. No mis siis juhtus? Politsei ei julgenud sõnagi öelda, et sa oled rassist, teatas see tüüp, kes teda pussitas. Jah, et ka ütleme, kas see näide, et kuidas siis Rootsi politseinik tapeti, et 2 lapse isa peksti surnuks pärast seda,
kui nii-öelda teistsuguse etnilise taustaga jalgpallifännile oli õlut peale pritsitud. Sa oled surmalaps, kui neegrile ei meeldi su näoilme või see, et sa kogemata komistad ja pritsid õlut peale. Lühidalt öeldes julgeolek on kadunud, eriti Lääne-Euroopas, Poolas, Tšehhis, Rumeenias võid sa rahulikult õhtul väljas käia, Ungaris võid sa rahulikult väljas käia, aga seal on elu ohtlik. Ma olen ise ju käinud Pariisis, kõik kubiseb mingitest rändkaubitsejatest, olukord on nii ohtlik, mingisugused pätinäoga inimesed piiravad triumfikaart Eiffeli torni, see õhkkond on isegi turisti jaoks juba täiesti ohtlik. Loomulikult valvavad kõike automaatidega hambuni relvis sandarmeeria liikmed, eks ole. No nemad ju ei sekku, kui tundub, et neegrile tehakse liiga, siis on ju suur oht saada rassismisüüdistus või kui neeger teeb sulle liiga, siis suure eelduse kohaselt viiakse pigem see valge ohver ära, pannakse käed raudu, kui see pussitaja või vägivallatse. Ja kui sa suvatsed karikatuuri avaldada, siis islami teemadel või Muhamedi kohta, siis tapetakse terve toimetus ära, nagu Charlie Hebdo's Prantsusmaal. Terve toimetust tulistati surnuks. Võt see on vabadus Euroopa moodi, et täielik kontrolli kaotus. Nii et ma ütlen, et tegelikult Euroopa tuleviku raskuspunkt liigub hoopis Ida-Euroopasse ja me peame sinna panustama. See on ka põhjus, miks me käime Poolas, miks me käin Ukrainas, miks ma käin Rumeenias, et Tšehhi tahan minna. Ehk siis sinna tuleb Euroopa raskuspunkt, kus on turvalisem. Ukraina muidugi nende hulka hetkel ei kuulu, aga ta suudab, see riikide plokk suudab vastupanu osutada Vene ähvardustele, aga samal ajal ei lase ka islamit sisse. Vaat see on oluline, et selle koha pealt tulevikus hakkab Euroopa julgeolekut tagama hoopis see plokk. Ja, et meil ju vaikselt ju ka toimuvad nii-öelda islamiseerumise nähtused, võtame kas või selle halal tapmise, et juba otsitakse, et leevendusmeetodid, et nemad peavad oma kultuuri saama siin arendada. Ma ei tea, varsti jõuame sariaadini välja ja igasuguste laste tüdrukute ümberlõikamiseni, et järjest tulevad need seadused. See kõik toimub juba praegu, et mulle räägiti aastaid, kuidas Pirita lasteaias on nagu mitu keedupotti komplekti. Ühed on nii-öelda kohalike inimeste jaoks, kus meile süüa tehakse, ja teine on privilegeeritud inimeste jaoks, et kuna nende nõue on see, et sealihaga ei tohi ükski kööginõu olla kokku puutunud, siis kui seal on 1-2 islami päritolu last, siis me peame neile ka toiduliinid eraldi tegema. Ma arvan, et Soome kaitseväes on juba mitu toiduliini, et seal on ju nii palju islami usulisi somaallasi, kõike nendele kohaliku rahva rämps ei kõlba. Ja see on see kultuuriline mitmekesisus, aga üks hea uudis ka, et vähemalt üks halal liha paar, mis tuli peale Grillersit Rakvere siin ja oli kuulus Grillers, mis oli väga hea koht, ja siis oli paar, mille akna peal oli, et siin pakutakse halal liha ehk kebabuum oli see ühe võrgustiku osa. Siis me ütlesime, et kas teil muud head ideed ei tulnud, kui hakata halal liha pakkuma. Aga ennustus oli see, et need ei kesta kaua ega kestnud. No see on hea uudis, järelikult Rakveres ei ole neid moslemeid nii palju, et üks lihapaar, halal lihapaar ennast ära toidab. Aga ma ütlengi, et võib-olla Tallinnas moslemid täidaksid selle koha ära, sest neid on tulnud ju Eestisse üle 10 000 meie liberaalide innustaval toel. Kaitsepolitsei ju hoiatab, et ohud on järsult kasvanud. Ei, nad nüüd toovad Turkmenistanist, Usbekistanist tööjõudu, nii et olge valmis. Bolti sõitma. Olge valmis, tegelikult ma toon praktilise näite, et Boltiga tegelikult on eriti valgel naisterahval ohtlik sõita Tallinna linnas. Täiesti selgelt. Vaatad, igal pool hüppab mingi Abdurrahman välja,
tavaliselt ta keelt ei oska, midagi, millestki aru ei saada, võib vihastada su peale, kui sa küsid midagi eesti keeles. Ja mäletad, üks inimene ju peksti oimetuks pärast seda, kui ta ei saanud aru, et ta pidi maksma sularaha, tal ei olnud sularaha, tahtis kaardiga maksta, ei saanud ja moslemid andsid peksa talle. Juba on Eesti teeninduskultuur nässu keelatud selle Boldi seadusetuse, Boldi ja liberaalide toodud seadusetuse tõttu. Minu soovitus on lasta nad pankrotti. Kui te vaadake, Ali tuleb, saatke pikalt, ei sõida, ei tarbi, lähevad ära, pakivad kotid, mitte et me naiste rahvastele on see eriline julgeolekuoht, et on juba igasugused sudaanlastest vägistajad, taksojuhid süüdi mõistetud, aga üldine pilt on see, et on lastud toimuda jälestusväärne ohu istutamine meie pealinna. Juba on lepitud sellega, et pealinn on nagu prügikast, eks ole. Sinna võivad kõik kurjategijad kokku tulla, eestlased võivad vähemusse jääda, eesti keel on nurka surutud. Kas tõesti lepitakse sellega? No vaatame nüüd vaatame, mis siis Saksamaal toimub, et näiteks Saksamaal Alam Baieris jäi buss seisma, kuna bussijuht peatas sõiduki keset marsruuti, et sooritada islami usulisi palvusi. Ja no vot nii ongi, et mingil hetkel umistatakse tänavaid, kuna grupp hakkab Pekka poole palvetama või siis bussijuhid jätavad oma töö seisma, võib-olla kui nad on ka kirurgid, jätavad sul selle operatsiooni poole peale. Meil juba muide teine probleem, hambaarstid ei oska ka eesti keelt. Ja, juba on räägitakse 100 hambaarstist, kellel ei ole keeleeksam tehtud, nii et teil tõmbatakse võib-olla vale hammas välja, aga noh, mis seal ikka. Aga siis läheme kohe telefonipetturite juhtumi juurde, aga enne kui me pausile läheme, tuletan meelde, et praegu kui saade on uutes uudistes üles pandud, on käimas ikka veel avatud talude päev ja siis kella 5 saate Kulina mõisa tulla ja pühapäeval ehk homme saate kella 10 kella 5 muudkui külla tulla, näitame teile suurepäraseid Tori hobuseid kella 14 paiku. Ja kella 5 päeva lõpetab meie poliitiline kohtumine või poliitiline, ma ei tea, kuidas arutelu. Poliitiline arutelu, kus võite küsida kõiki küsimusi, kindlasti räägime tuuleparkide teemal, Riigikogu tööst ja presidendi valimiste kampaaniast. Aga veel meie juurde saab tulla muidugi lastega, sest ponisõitu saab teha, saab mängumajakestes möllata, batuudi peal hüpata, kohvik on avatud, mina teen iga tund ekskursioone, nii et armsad kuulajad, tulge Lääne-Virumaale, me oleme Kulina mõisas 22 kilomeetrit, siis Mustvee poole Rakvere suunast. Aga pärast väikest pausi räägime edasi. Vestlussaade Vaba sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Evelin, nüüd enne Äimet me rääkisime ühes saates kodanik Jermolajevist, hiiglaslikust telefonipetturite syndikaadi juhist Artur Jermolajevist ja mis on juhtunud, et see rahvas oli väga nördinud, kui Superbetis, kelle syndikaat pettis erinevates riikides välja 100 miljonit eurot, Eestisse puistati siit 8 miljonit eurot Eesti ohvritele, aga lasti see tegelane eralennukiga Tel Avivi poole lendama. Nagu näete, et ta ei ole ka mingi ukrainlane, vaid ühest teisest rahvusest, nagu tema isa, siis lugu on selline, et sellel on päris hirmutav järg, et et tõsi eluliselt toimub nagu mingi põnemusfilmis see, mis kõik paistab üks suur väljamõeldis olevat, aga päris elu on tihtipeale palju rikkalikum kui isegi filmi väljamõeldised. Et tõesti, nagu sa kirjeldasid, Artur Jermolajev, kes oli siis loonud võrgustiku selleks, et teha rahvusvahelisi investeerimispettuseid ja lõpuks ta siis saadi kätte, aga lasti vabaks ja muide peaprokurör ütles, et temalt ei olnud mitte midagi võtta, et kaval mees nagu oli, paljas nagu püksinööp, aga ikkagi et teda vangi panda, sai siis Eesti riik 8,5 miljonit eurot
eurot ja see ülejäänud siis jäi taskusse, aga mis siis nüüd see teema jälle päevakorrale tõi, oli see, et toimus siis pommirünnak ja ohvriks oli Monaco elumajast muide ja sihtmärgiks oli siis Vadim Jermolajev, kes siis on selle Artur Jermolajevi isa ja plahvatuses siis sai vigastada nii Vadim Jermolajev kui ka tema elukaaslane ja 13-aastane poeg. Aga mis neid kahte meest veel seob? On see Versobank. Me ju siin teame, et Eestis oli selline tore koht nagu Versobank ja seal olid ka väga hämarad tehingud ja edasi, nüüd läheb veel põnevamaks, veel rohkem filmilikumaks, on see, et tabati lõpuks siis ka see pommipanija ja pommipani, mulle tundub, et välimuse järgi koduabiline üle keskea naisterahvas nimega siis Anastasia Berezovskaja ja peale pommi panemist tuli ta siis Ukrainasse ja tapeti ja leiti tema siis surnukeha, mis oli maetud metsapiirkonda ja nüüd siis leiti, et üles ka need mehed, keda siis kahtlustatakse selle naisterahva tapmisest ja need on Ukraina sõjaväeluure tegevteenistuses olevad ohvitserid või üks oli endine õiguskaitseametniku abiline või et igal juhul on asi väga segane ja sellest kirjutas Ukraina ajakirjandus ja nad siis arutlesid, et miks see kõik nii võis juhtuda, et nad kahtlustavad ikkagi, et kaklus käib nende tohutute rahade üle, ehk siis 100 miljonit on üüratu summa ja nad nimetavad seda lausa kuritegelikuks konglomeraadiks, et see rahvusvaheline telefonikelmude võrgustik hiiglaslik. Mõtle, kui nad Eesti inimestelt said 8,5 miljonit kätte ja siis see on üsna hoomamatu hiigelsüsteem ja paistab, et käib võitlus selle süsteemi kontrollimise üle ja nii kurb, kui see ka ei ole, et on Ukraina sõjaväeluure mängus selle puhul ja Ukraina ajakirjanikud näevad, et nende hüpotees on see, et nad proovisid mingid jälgi peita. Ja, et kui mõelda selle Artur Jermolajevi rolli, siis tema tegi just selle pettuse toimimiseks vajaliku struktuuri, ärilise infrastruktuuri ja ka organisatsioonilise, et kuidas skeem toimub, kuidas inimesi ära räägitakse, et ta oli nähtavasti selle süsteemi aju ja muide ta veel investeeris sellesse süsteemi. No nii nagu Kaja Kallas investeeris kriminaalsesse Vene ärisse, ehk siis toetas agressorriiki ja kellelegi ei ole sellest sooja ega külma, ta lennutati kõige kõrgemale ametikohale häbistama Eestit ja tegelikult ka Euroopa Liitu teeb ta täis. Et nii nõrka välispoliitika juhti, ei oleks ilmselt keegi oodanud. Mina jälle tunnustan uurijaid, kes siis kõik selle asja päevavalgele tõid ja kas või selle skeemi paljastasid. Muidu me ei saaks ju seda ajakirjanduse vahendusel lugeda, et kuskil käivad sellised skeemid, et koduperenaine paneb pommi või koduabiline paneb pommi, siis on kohe ka sõjaväeluure kohal. Ja Ukraina peab õiguskaitseorganid peab ka tunnustama, et ei ole kõik kinni mätsitavad, eks. Kuigi seal on kohtukorruptsioon üüratu, arvestades seda, kuidas Lehtme juhtumi tunnistaja lihtsalt heas peas süüdi mõisteti mingi laskemoona omamisel, et see näitab ju, et tegu oli kättemaksuaktsiooniga selle afääri paljastamise eest. Aga ka Eesti puhul tuleb tunnustada seda, et uurijad tegid päris hea tööd, need IT-mehed ja kõik, kes võrgustikku paljastasid või küberkuritegude uurijad, aga kohus lasi lahti. Prokuratuur läks lati alt läbi ja lasi röövelööbiku maailma peale uusi kuritegusid toime panema ja mõtle, see Versobank oli ju rahapesud keskus järjekordne Eestis.
sellel lasti aastaid tegutseda mingil päti taustaga, vene taustaga tegelasel, mingil Ukraina oligarhil, kus on kõik punased tuled peaksid põlema, tema teeb Eestis panka, eks ole. Mõelge ka, mida te teete. Ja ma muretsen selle pärast, et Ukraina põgenike sildi all on meile erilisi röövleid sisse lastud, sest nende tausta ju ei kontrollita, eks. Vene spioon on ilmselt sisse immunud Ukraina passidega, neid lasti üle Narva piiri, värsked Ukraina passid peos. Ma tean isegi, et taksojuhtidel, kes siit, kui öeldakse, et kus need ikka tulevad, need Kesk-Aasia Bolti taksojuhid. Mul on selgitatud nii, et nad ostavad 5000 euro eest uue Ukraina passi, teenivad selle 3-4 kuuga siin Bolti sõites tagasi ja nii ongi. Mis te arvate, et FSB ei saa neid passe ostetud või et saata meile üle piiri täielikke spioone, luurajaid ja kõike? See tekitab küll hämmingut, et kui lihtsalt lastakse üle piiri ja kui kergekäeliselt antakse rahvusvahelist ja ajutist kaitset. Muide, Euroopa Liit on ennast korraks kokku võtnud ja leidnud, et sõjaväe kohustuslastele ei peaks andma rahvusvahelist kaitset või pagulase staatust, aga näed, ega meie omad ei võta ju vedu sellest. Ei võta muidugi, sest meie peame Ukrainat õõnestama, eks ole, nii nagu Kaja Kallas, eks ole, võitles agressorriigiga temaga business ajades, aga siis Taani ju ütles otse ei, eks ole, nüüd Euroopa Komisjon, nagu sa märkisid, ütles, et aitab küll, ma ei tea, kas nad midagi reaalselt ette võtavad, aga Taani on konkreetselt öelnud, et me ei anna teile enam, seal on rangem asüülipoliitika kui mujal. Ei lasta iga matsi üle piiri, aga Eestis õõnestatakse Ukrainat, hoides tervet diviisi jagu sõjaväe kohuslasi sinna. No meie lumehelbekesed mõtlevad selle peale, et miks peab inimene sõdima, kui ta ei taha, et miks ta peab seal sõjakeerises olema, siis tekib üldse selline küsimus, et aga milleks seda sõda üldse siis, et keegi sõdida ei taha, keegi ei taha seal koha peal olla, võtame kõik Eestisse, ja Eestis saadame raha sinna, kui seal enam sõdureid ei ole. Aga nii on ju tehtud, et ega siis ainult ukrainlased ei ole siin Lääne-Virumaal Vao keskuses, iga mats Süüriast või mujalt, vaatad noored mehed, musklis mehed, kas on tulnud sõjaväest kuriteod selja taga või siis keelduvad sõjaväkke minemast, vulguvad mööda maailma, võib-olla nad peaksid kaitsma oma kaitsetuid inimesi kellegi vastu seal. Ei, meie võtame vastu, anname neile Vao külas ilusa kodu, pärast anname korteri kuskil, aga oma inimestele, mis me neile jätame? Ja, et nuumame neid täisjõus mehi, kes käivad lolli näoga mööda küla ringi, mitte midagi teha ei ole, päevad läbi moljutavad, nemad on pagulased, nemad on peidus kurja maailma ees. Muide, Evelin, kui me tegime presidendi kampaaniat siin Mart Helme toetuseks Rakvere Turu kaubamaja ääres, tuli üks proua minu juurde, ütles, et mureliku häälega, ütles, et ma elan Laada tänaval siin keset Rakveret ja mõtlen, et ma pean nüüd hakkama ka EKRE-t valima, ma varem ei ole valinud. Ma küsisin, aga mis teid siis motiveerib? Ta ütles, et esiteks on siin linnavalitsus väga halba tööd teinud, aga ka nii venestunud Rakveret pole ma ealeski näinud. Ja, et vene pättide jõugud jalutavad ringi, et inimesed tunnevad väikses Rakveres ennast juba ebaturvaliselt. Samas, kui mõeldagi, et ega nad ei pea ju täiskasvanud, piisab sellest, et mingid teismeliste noorukite pundid jõlguvad ringi, ja juhtumeid küll, kus on mõni kodutu surnuks pekstud. Aga jooma pidu, vaatad neid 3-40-seid turskeid mehi, me teame ju, kus Tallinnas on mingisugused need, mõne toidupoe juures, kus me käime, on hostelid või hotelli moodi asjad, kus need Ukraina nõndanimetatud pagulased on. Selline mürgel käib igal nädalavahetusel, selline mürgel ja joomine. Mida nad oma kodumaa heaks teevad, mida nad Ukraina heaks teevad peale joomise siin Eesti pinnal, eks ole, et Rakveres tuiavad ringi 2 viinapudelit kummaski käes, mehepojad 40-ndates tursked kutid. Mida nad oma kodumaa heaks teevad? Ja kusjuures need poetagused on jälle välja ilmunud, et meil kadus juba, ütleme, need viimasel ajal ära, et surid ära need nõukaaegsed parmud, aga nüüd kuuled vene keeles, istuvad poe aknalaua peal, joovad oma õlut, on kambakesi koos ja mis imelik nagu selline tähelepanek teist aastat järjest Roela Laada platsil, või mitte Laada
rattaplats ei olnud, vaid Roela Jaani tulel juba teist aastat koguneb see kohalik Ukraina, ma ei tea, kas nad on ukrainlased, venekeelne punt. No varem ei olnud ju. Varem ei olnud. Nad võtavad siis seal kuskil servas omale mingi pingi, mehed, naised, segamini joovad, lärmavad, väiksed lapsed ja jooksevad ka neil seal ümber. Et mina pole näinud, nii et mingi kamp tuleb kuhugi avaliku kohta jooma, joovad, räuskavad ja veel väiksed lapsed on kaasas. See on nii slaavi kultuurile. No Tallinn on vene keelestunud ja keegi neilt ei nõua seaduse täitmist ka enam, et rinnas on silt, ma veel õpin eesti keelt ja niimoodi võib igale seadusele vee peale tõmmata. Voldid ei teeda mingit seadust, keeleseadus ei kehti siis poepidajatele, restoranidele, kellegile ei kehti, kui nad ei taha täita ja kui valitsus, muidu kehtiks, aga kui valitsus neid mahitab ja ütleb, et te võite ja reedab meie seadusi, tühistab meie seadusi, vaat siis ei kehti. Et kui meil oleks normaalne valitsus, siis nad nõuaksid tööseadusandluse täitmist, keeleseaduse täitmist ja asjad hakkaksid paika loksu. No ei ole normaalne valitsus, kui sa vaatad, esiteks valitsuse toetus on nii madal, et president isegi tunneb juba huvi, mis toimub ja teiseks, kui lähed jälle ministeeriumi lehekülgede peale, ikka kahekeelne Eesti, Vene, et noh, see lihtsalt on masendav. Ja Evelin, aga teeme ühe väikese reklaamipausi ja räägime Rail Balticu lombakatest jalgadest. Vestlussaade Vaba sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Oleme stuudios tagasi, täna räägivad Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets. Ja nüüd, mis meid ajendas jälle Rail Balticu teemal rääkima, on ikkagi need rahvusvahelised märguanded, et hiljuti ilmus ühes Saksa ajalehes info seisukoht, kuidas Rail Baltic on siis Euroopa üks suuremaid taristu katastroofe. Aga sellel on ju kõigel eellugu, ehk on ju teada, et Läti ei jõua praeguse peaministri Kulbergsi sõnul kindlasti enne 2025. aastat Rail Balticut valmis. Siis on öelnud Poola taristuminister, et ikka 2040. läheb välja. Siis hinnatõusud on olnud meeletud. Ja ainuke, kes siin nagu jalatarkis nõuab kõike, on muidugi Michal, kes ütles, mul on 100 miljonit saada, mul on 100 miljonit, Pärnusse peaks ikka saama sõita, sõidame jälle Pärnusse. Ise kiskusite raudtee üles, ise lõhkusite raudtee üles ja nüüd siis lubate meile uuesti Pärnusse saada, suur tänu selle väga lahke pakkumise eest. Ma pean korraks eelmise teema juures ennast parandama, et enamik ministeeriumi lehekülge on juba vene keele maha võtnud, aga üllatus, ainult Haridus- ja Teadusministeeriumil on veel venekeelne veebileht ja seal on venekeelne navigeerimine, uudised, ministri tutvustuse, mitmed infomaterjalid. Ei tea küll miks. Kas sellepärast, et hariduse ja teaduse minister... Eesti keelele üleminek toimub sellepärast? Ei, ma arvan, see minister, Kristina Kallas, on ju nii osav minister, kes peab isegi pool oma kõnet vene keeles, kui tarvis. Et see on kummaline tähelepanek, aga lähme selle teema juurde tagasi, tähendab, lähme keele ja Rail Balticu juurde. Lähme Rail Balticu juurde tagasi, et huvitav tõesti, et Saksamaa meediaväljaanne siis juhtis tähelepanu, et see on Euroopa suurim taristu katastroof ja ikkagi jätkatakse. Mina ei saa täpselt nüüd aru, et mis see mõte on. Leitakse, et kui me saame äädemeesteni selle Rail Balticu valmis, et siis me lööme kulpi Euroopa Liidu ees ja ütleme, et meie tegime ära, aga rohkem meid ei huvita. Nojah, kogu see asi on ju tegelikult
ei tea mitu korda nahka vahetanud nagu uss, et alguses pidi see olema Vene kaupade vedamiseks Süda-Euroopasse ja Lääne-Euroopasse. See lendas muidugi upakile juba 2014 ja ainult Kaja Kallas jätkas suurt äri ajamist õhina põhiselt. Aga siis hakkas tulema muid argumente, et meil peab olema õige rööpapaar ja siis hakkas ka julgeoleku argumentatsioon esile kerkima, et vaata selle teemaga, kus sa tõid, et hakkame Venemaale kaupu vedama, et meil panime ju oma selle Eesti riik ju müüs maha oma, mis tal oli Operaili, et Venemaale enam mingit raudteeühendust ei toimu, aga siis tuli välja, et Venemaa ütles mingil hetkel, et tema paneb kõik oma piiri kinni raudteeühendusele. Praegu seisid rongid, jah? Ja siis jäid rongid, et nii-öelda ei kellegi maale, et ühelt poolt läksid välja, teiselt poolt ei saanud sisse. Äkki Kaja Kallas ajab äri edasi? Ei, aga siis tekkiski küsimus, oot, mis rongid, mis vagunid jäävad seisma? Meil pidi ju ühendus Venemaaga kinni olema. No oleme ausad, tegelikult ei ole seda, mina tean küll, et osad kaubad ei ole sanktsiooni all, liiguvad edasi, tegelikult liiguvad piiripunktides ka inimesed, kuigi seal on pikad sabad. Ühesõnaga, kui Kaja Kallas võttis, ma võib-olla utreerin, kui Kaja Kallas võttis oma investeeringud Stark Logistikust välja, siis võis jälle rongi ühendusi pidama hakata. Õudukas, aga läheme siis selle Rail Balticu projekti nahavahetuse juurde, et siis oli see, et CO2 teema, et me vähendame süsihappegaasi ja kaitseme kuskil looduskaitsealasid ei läbita. No kujutate ette, milline tohutu läbi rabada, läbi metsade selline müür, millel on veel tarad ka ees. No see ei mõjuta loodus kohe mingil määral. Natura alade üle turbaväljade, loomade liikumisrajad lõigatakse läbi, 100 000 tonne kruusa ja liiva veetakse. See juba selle tõttu, et veetakse erinevaid loodusvorme ära, mägesid, künkaid, kruusakaevandusteks. Kas siis ei mõjuta mitte midagi või? Aga kui vaadatagi Tallinnas neid viaduktide ehitamisi, need on pompeössed, sa vaatad ja sa ei kujuta ette, mis asi seal on, nagu lennuväli hakkab läbi maastiku minema. Esmalt pidi see võib-olla, minu meelest teevad nad ikka sama laia, aga panevad ainult ühe rööpatee sinna maha. Ja kusagil öeldi ju, miks te peate 160 kilomeetri kiirusega kihutama, see oli vist Poola minister, et sõidame ikka aeglasemini, et kiirraudtee juttu hakatakse ka tagasi tõmbama. Me oleme kogu aeg rääkinud, et kas sa jõuad Pärnusse 10 minutit hiljem või selle nimel ei pea miljardeid sinna uputama. Just need vahemaad on nii tiljukesed, et kui sa nüüd paned 100 kilomeetrit paned juurde, siis heal juhul sa jõuad 10 minutit. Et Pärnus on vesi ikka külm, ega siis selle 10 minutiga tähendab, et need vähesed päevad, kui seal vesi soe on, siis jõuatakse autoga ka sinna, eks ole, ja 10 minutit kiirust ei loe midagi. No, ega see ei ole ju nii lihtne. Me oleme siin saates varem ka rääkinud, et esmalt pead sa kuskilt metsa vahelt selle Rail Balticu peatuse üles leidma, sest need on ka seal kuskilt asustustes eemal. Sõidad autoga sinna, hüppad rongi peale, sõidad kuhugi sinna terminali sealt või jälle sõidad millegiga randa. Ma pean meelde tuletama, mis Ussi küla see oli, tegelikult Häädemeestele see tee ei jõua, see oli üks Ussi nimeline koht. Ja kui nüüd vaadata, et rahas, see raha ainult kulub, mida rohkem panna raha Rail Balticusse, seda suuremad need summad on. Ja muide, järgmise aasta ju eelarvest on planeeritud Rail Balticu investeeringuteks ligi 500 miljonit, mingi 400 miljonit. No selleks jätkub alati raha, ma ütlen, raudtee Ussaar see oli, jah. Et sinna ooperisse, ja siis samal ajal võetakse sul ära lastetoetused, mis oleks võinud välja 1000 Eesti lapsi lastele lisasünde anda, aga raudtee ehitamine ei tea kuhu, see käib nagu raudnael, et tõesti ma mäletan, millise vihaga Kaja Kallas
külvas meid üle, kui me rääkisime laste saamisest ja kui ta hakkas vihaselt vastu raiuma, et kas te tahate, et naine on automaat, kuhu visatakse münt sisse ja vupsti lendab laps välja, eks ole. See oli nii ajuvaba, et aga kuskile rääma rappa panna 8 meetrit killustikku sinna tundmatu nimega raudteejaama suunas, siis raha leidub alati. Jaa, et vaadates, kui suur on see võlakoormus ja suure osa sellest võlakoormusest ju tegelikult moodustab ka investeering Rail Balticusse ja seda enam, kui on Läti öelnud, et nemad ei jõua seda ka 2030. aastaks valmis, et mida me siis nüüd siin ajaga võidu jookseme või kellele või mida me tahame näidata. Et siin tundub, et püütakse midagi kas tõestada või teine asi ikkagi on tegu mingi rahapesuprojektiga ja väga hästi on välja toodud ka need pettused või kui vaadata seda ühte saadet Laser, kus siis küsiti nii projektijuhi käest kui ka ministri käest, et palju on raha kulunud, igaüks andis erinevaid summasid. No siin öeldaksegi, et Poolas ehitatakse see lõik alates 2030 väidetavalt Leedu piirini. Enne 2030 keegi ehitama ei hakka ja 80-kilomeetrine lõik maksab 4 miljardit eurot. No on ikka summad, ma ütlen. Huvitav, et saari ajal ehitati neid raudteid ikka tohutu kiirusega. Tänapäeval neid peene tehnoloogiaga tehtud asjad maksavad üüratuid summasid ja venivad ka meeletult kaua. Aga samas ongi selge, et Taugava silla ehitamine ongi raske, sest Taugava on ikka üks Euroopa suuremaid jõgesid ja sinna peaks kuluma 100 miljoneid eurosid ja kas nad suudavad seda teha? Muidugi lätlased võtavad kõik raha vastu, mida kuskilt antakse, aga nad tunnevad, et see nende oma osalus käib juba üle jõu. Andris Kulbergs, kes käib meil korruptsioonivastases komisjonis Riigikogus, oli ikka väga terav. Mina leian, et see Rail Baltic on ikkagi üks Reformierakonna projekte, et Reformierakond ju panustab sellesse ja püüab siis, ma ei tea, kas kasulik Michalile või Reformierakonnale on see Rail Baltic kuidagi eriti kasulik, et nemad nagu hoinad vastu seina raiuvad kui rauda, et Rail Baltic peab tulema ja küll see on kasumlik. Tead, see korrumpeerumine on ju nii pikaajaline. Mul tuli ka meie eelmise teemaga seoses meelde, et kui me rääkisime Jermolajevitest, et Kapos oli seal 2011. paiku üks ametnik nimega Indrek Põder, kes tegeles ju selliste Jermolajevi pankadele katuse pakkumisega, nõudis miljoneid eurosid sellepärast, et rahapesu andmebüroo lõpetaks nende uurimise ja vaat siinkohal on oluline, et tutvuda huvitava raamatuga Sündikaat 2 ja Sündikaat 1, kus üks endine kapo asejuht räägib, kuidas seal Sahker-Mahker on käinud väga kõrgel tasemel ja väga huvitav osa sellest Sündikaat 2 on see, kuidas valitsus vahetati 2001, et tema kirjeldab seda, kuidas Ratase juurde mindi ähvardama ja kuidas raha taha asi ei jää, et EKRE osalusega valitsus hävitada. No EKRE tahtis ju tuua valgust sellesse meletusse rahapesusse. Kas oli 200 miljardit või? Sellel rahapesu kogus ja tuletame jälle meelde, et sellel ajal oli rahandusminister meie lemmik Jürgen Ligi. Aga loomulikult ja veel üks asi, mida ma tahan sulle meenida, et see pikaajaline, mäletad, kuidas äraostmatu jutumärkides Res Publica äraostmatu Indrek Raudne tegeles selliste afääridega, et kuidas tema korterisse olid sadade kaupa mingisuguseid Vene firmasid ja Euroopa elamislubade taotlejaid kokku istutatud. Nikolai Stelmach oli see teine kutt, et ikka äraostmatus ikka seal Res Publicas oli ulatus ikka oli silmi pimestav äraostmatus, et kuidas Vene mingitele mustadele ärikatele elamislubasid müüdi, et afääri otsa ja see kahjuks on nagu Isamaale see jätnud ikka väga tumeda pleki.
jah, et pole siis imestada, miks meie valitsuse reiting on kivina kukkunud ja ei paista ka, et midagi muutuks. Et isegi meie veel ametis olev president on lõpuks hakanud muret tundma sellepärast, et miks küll valitsuse reiting nii halb on. Väga veider, kui ta kandideeriks teiseks ametiajaks, võiks võtta seda kui valimiskampaaniat, aga nüüd küsiks küll, et millest see ebaterve huvi või? No igal juhul Tsahkna tegi tõhusat tööd, aitas ka ameeriklasi minema ajada Eestist Ameerika üksusi, nii et julgeoleku teemal käib kõva töö. Aga jätkame järgmisel nädalal, tuleme teie juurde jälle värskete teemadega ja varsti räägime teile ka põnevaid teemasid Aasia geopoliitikast, sest Taiwani valitsus on meid külla kutsunud ja lubas isegi meie reisikulud katta, peaasi, et saaks rääkida sellest, millised probleemid on neil siis Mandri-Hiinaga ehk Hiina Rahvavabariigiga. Aga kuulmiseni ja kohtumiseni. Kena suve, kõike head! Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes.